Oli 80-ndatel, juba 70-ndatel, aga 80-ndatel eriti, kus mu Moskva sõbrad hoiatasid, et Raul, ära seo ennast väikerahva vabadusvõitlusega, et sa kaotad oma rahvusvahelise tõsiseltvõetava maine. Ja tegelikult niimoodi läkski. Ega siis maailma suuri riike mingis poliitilises hetkes ainult huvitab selle väikerahva vabadusvõitlus. Sisuliselt tegelikult neid see ei huvita. Ja ega ma polnud üksi, on nooremaid ja samaaegseid tegijaid ja läks umbes 15 aastat, kui ma suutsin uuesti maailmal tõestada, et ma tõesti olen suurkunstnike hulka kuuluv. Paratamatult me peame ühelt küljest olema väga õnnelikud, et meil üldse on oma riik ja oma keel nii väiksel rahval. Tähendab, see on ju selle piiri peal, kus hädavaevu üldse võimalik on toimivat riiki pidada. Aga selle toimiva riigi pidamine läheb oluliselt kallimaks kui suurtel rahvastel. Vaata, peab oskama ehitada väga väikesest informatsioonist, väga väikesest oskusest. Mida napim see on, tegelikult seda veenvam võib see tulevus olla. Ja see on üks minu kunstitegemise põhimõtteid olnud, et millega ma, mis välismaa kriitika on nüüd viimasel ajal eriti esile tõstnud. Mind tituleeritakse seal graatsia ja kerguse kunstnikuks, kes väga nappide vahenditega suudab luua õhku ja ruumi selle elava kujundi ja selle elava mõtte ja tunde. Mina olen ka märganud, aga küll teiste tähelepanekute järgi ei jätti. Kuigi ma Arvo Pärti ju teadsin, tundsin tema tegemisi ju algusest peale. Aga ega me ei võrrenud küll nii väga seda asja. Kuigi nüüd hiljem on teoreetikud meie loomingulist meetodit ühte samamoodi nimetanud ja öelnud, et need on sugulased ja nii edasi. Aastaid, ma ei tea, isegi pikki aastaid, korjas niisugune tunne, et tahaks teha midagi, mida väljendab see hüüd päästke meie hinged. See suur rõhk hingede pool. Just nimelt see pool võib-olla kõige rohkem, et meelelahutust on nii, et tapab, seda ei suuda välja kannatada. Kõigepealt pilt, minu pilt, on ikkagi abstraktne. Abstraktne ka selles, et ta kasutab tähte, mis on märk, aga ta on abstraktne, abstraktsioon. Ja eeskätt selle abstraktse poolega mõjub. Aga sõnad võimaldab sisse tuua hääle, heli, poeesia. Heli siin minu pildis tegelikult kujuneb sinu kõrvades iseenesest ilma selleta, et ma seda mingite aparaatidega või oma häälega esitaks. Olen ime küll, aga ma oskan arvutiga töötada. Kuidas see just täpselt käib, kuidas see oskus on tulnud või kuidas seda ka teised kõrvalt imestavad, et kuidas sa vanamees oskad kõike arvutiga teha, aga ma ütlen, et ega ma ei oskagi, aga hakkan tegema. Seal on 8000 fonti. No ja küll ma ei vali 8000 eest, vaid võib-olla 80 eest, millest ma tean enam, kus suunast otsida. Aga ja siis siin ei ole ju tegelikult puhas font. Siin on suurendatud see kõrgus seal 200 või 400 peale. Ja see annab talle erilise psüühilise selle venitatavuse või kestvuse. Ka selle figuuri, tähefiguuri nõtkuse. Ja mis erineb sellest tavalisest harjumuslikust tähekujust, sest ta on üllatavam, üllatab kuidagi millegi. Ta ei ole nii, nagu ma olen harjunud seda nägema. Ta on järsku hoopis pikem, kõrgem ja kitsam. Kõige lihtsam on ütelda see, mis ma palju kordi olen ütelnud. Kui Jumal annab sulle erilise ande, siis annab ta sulle samal
teise käega erilise kohustuse seda annet rakendada, sest muidu sa kaotad selle ande, kui sa seda ei rakenda.